Mul on nüüd hea meel paluda lavale MKM-i digiriigi arenguprojekti juht Hendrik Roland Helm, kes juhib meie järgmist vestlust teemal, kuidas toetada uute kohustuste jõustamist läbi õppematerjalide. Tuleb väga sisukas. Ja, tere, 1, 2, 3. Töötab väga hästi. Ma täpsustaks siis võib-olla seda oma ametinimetust, et vean ees siis Digiriigi Akadeemia projekti, ehk siis mitte tervet digiriiki, aga ainult seda platvormi. Tere tulemast kõigile saalis viibijatele, veebi vahendusele vaatajatele ja juhataks siis sisse veel siis minu arutelukaaslased. Kaidi Kulp Siseministeeriumist, õigusnõunik. Ja Mari Seeba, Riigi Infosüsteemi Ameti küberturbe juhtivekspert. Nii, alustuseks siis väike kiire ülesanne teile, või õigemini 2, et selle vestluse jooksul palun teil endal siis oma kogemusest üles leida mõni kohustus, mis on teile siis kas seaduse, mingi standardi, kokkuleppe poolt peale pandud, kas kodanikuna või avaliku sektori töötajana. Ja leidke, kuidas oleks või millised on need siis kohustused, mida me saaks läbi õppematerjalide inimestele palju selgemaks teha. Ehk siis, et teil endal oleks võimalik kasutusele võtta neid siis muudatusi, mida siis need tegelikult kohustused lõpuks peaksid saavutama. Aga lähme siis päris jutu juurde. Kaidi, Siseministeeriumil on siis praegu töös elanikkonnakaitse seaduse siis eelnõu koostamine. Ja ma tahakski siis, et sa räägiksid lahti, mis on see probleem, mida te tegelikult lahendate ja mis on siiamaani teie kogemused siis just õigusloome poole pealt ja poliitika tasandist vaadates. Ma kõigepealt täpsustan, et me ei loo elanikkonnakaitse eraldi seadust. Lihtsalt, et nii suured me ette ei võta veel. Aga mida me teeme on siis, me soovime reguleerida siis elanikkonnakaitse koolitusi. Just, et kes peavad neid läbima, mis peavad olema siis need oskused nendel inimestel, kes need koolitused siis läbivad. Ja praegusel juhul ongi siis sihtgrupiks meil avaliku sektori siis teenistujad ja töötajad. Ehk siis me ei ole võtnud oma sihtgrupiks ainult valitsussektorit või ametnikke, vaid avaliku sektori suuremalt. Ehk siis kui me räägime täna numbritest, siis me üritame jõuda umbes 135 000 inimeseni, kes selle koolituse esialgselt läbivad. Ja tegelikult läbi nende 135 000 inimese me soovime jõuda ka nende peredeni, nende kogukondadeni, sest et see koolitus ei ole siis suunatud ainult ametialastele ja erialastele teadmistele, vaid ongi sellistele kodaniku enda teadmistele. Ja probleem, mida me siis soovime lahendada, ongi see, et Päästeamet on teinud siis intervalliga erinevaid uuringuid, kui valmis on meie elanikud siis kriisideks ja valmis siis kriisides iseseisvalt hakkama saama. Ja kahjuks on veel endiselt täna valmis iseseisvalt hakkama saama umbes 15% Eesti elanikest, mis on tegelikult tänases situatsioonis küllalt väike number. Ja kui me räägime avaliku sektori töötajatest, siis see 135 000 inimest on umbes 10%, mis on omakorda päris suur hulk, kelleni me jõuame ja läbi siis ka nende töötajate, nende peredeni. Ehk siis, ja mida me siis ka soovime lahendada, ongi siis just, et inimesed oleksid valmis ja mõtleksid oma valmisoleku läbi. Ja mida me oleme siis just õigusloomeliselt
muidugi, kuna me räägime taaskord jälle uuest koolituskohustusest, siis nii-öelda märksõna kohustus tekitab inimestes alguses sellist vastumeelt, trotsi. Aga see ongi see pool, mida me peame siis läbi kaasamise ja arutelude siis oma sihtgrupile selgeks tegema, et see ei ole mingisugune raske kohustus ja mis on nagu selle eesmärk. Ja siis see ongi, et tänaseks me oleme saanud päris palju positiivset tagasisidet, et see koolitus on vajalik, seda vajalikkust nähakse erinevates ministeeriumites ja loomulikult on ka osapooli, kes ei ole nii positiivselt meelestatud. Ja see ongi see pool, millega me siis veel täiendavalt peame tööd tegema ja siis seda selgitustööd tegema. Aga ma kiiresti siis küsiks siia juurde, et kui kaugel te hetkel tegelikult, mis staadiumis te selle koolituse siis loomisega võib-olla olete ja mis hetkel kogu selles protsessis tulite selle peale, et võib-olla võiks kasutada siis mingisuguseid digivahendeid selleks, et neid teadmisi edasi anda? Koolitusega iseenesest me oleme testimisfaasis, ehk siis meil on juba nii-öelda käega katsutav tulemus olemas ja me nüüd nii-öelda kõigepealt testime enda pealt, et kas see on arusaadav, kas see on lihtsasti tehtav, kas see on loomulikult ka haarav, sellepärast et olgem ausad, et lugeda lihtsalt kuiva teksti, jah, me teeme seda igapäevaselt oma töös, aga selleks, et inimene ikkagi võtaks sealt kaasa sellise olulise ja see talle ka meelde jääb, peab see olema ka haarav ja huvitav. Ja täna me olemegi sellega testimisfaasis ja loodame lähiajal sellega ka välja tulla. Kuna oktoober on elanikkonnakaitsekuu, reklaamisin natukene, et oktoobris tuleb erinevaid tegevusi sellega seoses, siis loodame sellega ka oktoobris natuke avalikumalt välja tulla ja seda juba suuremale ringile näidata. Kuna olen ise ka kuulnud, et selle siis kursuse loomise juures on päris palju erinevaid osapooli olnud. Et kuidas sa ise oled tundnud just selle koostöö vaates, et siin eelmise vestluse jooksul käis läbi teema, et kui me midagi sellist loome, et siis võib-olla peaks kasutama suuremat siis ressursikogust ja me teeme midagi keskselt, et kuidas sulle on hetkel tundunud siis see koostöö ja kas on mingisuguseid ka kitsaskohti? Loomulikult on kitsaskohti, et suuremas osas on koostöö sujunud ikkagi hästi positiivselt, aga esimene kitsaskoht on see, et erinevatel inimestel on nii-öelda erinev teadmine, kuidas siis midagi edasi anda. Ja et lõpuks on see, et kuna ta on ühtse koolitusena, siis ta peab ka nii-öelda ühtselt mõjuma, ehk siis panna see erinevate inimeste siis panus üheks koolituses kokku, et see on ka omamoodi nii-öelda raskuskoht ja sellega me tegeleme. Selge, aitäh selle esimese sissejuhatuse eest. Nüüd me saame minna edasi siis Mari juurde, kes siis räägib Eesti infoturbe standardi siis muudatusest või uue standardi kasutuselevõtust ja kuidas nemad siis Riigi Infosüsteemi Ametis sellele lähenesid. Et igasugune muudatus käib teatavasti nagu läbi leinamudeli, eks ole, kõigepealt on need eitamis- ja ignoreerimisfaasid ja kõik need asjad. Kui 3 aastat tagasi me tulime selle uue Eesti infoturbe standardi EITS-iga välja, siis me saime ikka päris palju sellist sõdimist vastu, aga probleem ongi see, et kui inimesel on midagi võõras, eriti kui tal on sõnavara on võõras, ta ei saa sellega hakkama. Ja meil on vaja tekitada ühtne sõnavara, ehk et nagu kas või ainuüksi see, et turvalisus, see tähendab käideldavus, terviklus, konfidentsiaalsus, et kõik need 3 aspekti on olulised, see tuleb endale sisse võtma. See, et näiteks Google'i tõlkes me kahjuks tõlgime ingliskeelsetest tekstidest kõik riskid ohtudeks eesti keeles, on ka probleem, et meil on väga raske koolitada inimesi riskihalduse teemadel, sest mingi ingliskeelne sõnavara läheb kaduma. 3 aastat tagasi oli meil väga raske avalikus sektoris välja öelda sõna äriprotsess. Üllatus on see, et praegu see enam ei tekita probleeme.
saadakse aru, et me tegeleme protsessi põhiselt, me pakume protsesside tulemusena tekivad kellelegi kuskil kasulikud teenused ja me peame protsessi nõuded ehk et need käideldavus, konfidentsiaalsus ja terviklusnõuded enne määrama, kui me midagi tegema hakkame. Me peame teadma, millised varasid meil kuskil vaja on ja see sõnavara, mis peab nagu algselt tekkima, et me saaks kuskilt üldse edasi minna, on vaja kuidagi viia massidesse ja selleks sobivad minu meelest e-koolitused ja kursused väga hästi. Praeguseks me oleme või sinna Digiriigi Akadeemiasse viinud 3 koolitust. Esimene on siis EITS-i ABC, mis annab sellise üldise platvormi, üldise laia pildi, see oli meie esimene katsetus. Võib-olla ta ei ole kõige õnnestunum, ma olen nüüd ise õppinud palju lihtsamini rääkima asjadest. Teine oli siis kaitsetarbest rakendusplaanini ehk et need valusad teemad, mis tuleb kuskil pidi ära teha, milleta kuidagi pidi läbi ei saa. Ja 3. koolitus on siis väljast tellimine, mis eestikeelse sõnana tundub võõras, ingliskeelne sõna outsourcing tuleb meile kõigile väga tuttav ette, aga nüüd me räägime ka väga palju tarneahelast, asi, millega te kõik kokku puutute. Ja kui te näiteks personalijuhina soovite oma asutuses saada personalijuhtimistarkvara, mis asub kuskil pilves, siis kes peab selle turvanõuded defineerima? Eks ole? Ja sinna juurde defineerida käideldavusnõuded, et millal, kellele, kuidas asi peab olema kättesaadav, kui palju seal terviklus peab olema, kas ja kui palju peab olema logisid võimalik jälgida, kes kuhu ligi sai, kes mida muutis, millal muutis ja sinna juurde siis ka need konfidentsiaalsusteemad, et kes mida peab üldse olema võimeline nägema, mis peab olema avalik, meil on ikkagi avalik sektor, järelikult mingid asjad peavad olema ka avalikud, et kõik see asi käib nagu kokku sellega, et me peame rääkima ühes mõistete ruumis. Ja selle jaoks just nimelt on need e-koolitused sellised masskoolitused, mis annavad sellise baasi kätte ja nende selline omapärane omadus veel minu jaoks on ka see pool, et need koolitused kestavad. Neil on pikk kestvusaeg. Uusi inimesi tuleb peale, neil on vaja täpselt see sõnavara sisse jälle sööta. Küll aga klassikoolituste kasuks räägib see, et seal me saame individuaalsemalt tegeleda asjad ja mina ei poolda seda, et klassikoolitused kuidagi ära kaoksid. Vastupidi, väga toetan seda, aga kuskilt me peame selle algplatvormi ja algtaseme saama. Et see on just nimelt see väärtus, mida me Digiriigi Akadeemiast otsima tulime, kui me 3 aastat tagasi Karliga kokku saime ja Karl ütles, et aga teeme ära. Küsiks siia korra, et kui palju siis sellel standardil tegelikult on subjekte ja kui suur on see sihtgrupp, kelleni on vaja jõuda? Praegu oleme me neid kaardistanud, neid asutusi nii avalikus kui erasektoris on 3500. Tõenäoliselt nüüd uue NIS2 ülevõtmisega Eestis tuleb neid asutusi juurde, sest kahjuks või õnneks elame me digiriigis. Meie kõik sellised sõltuvused on seotud digiga ja olukord, mida CERD-i juht kogu aeg ütleb, on see, et me oleme digisõjas püsivalt. Et see on asi, millest me ei saa mööda vaadata, nii et sisuliselt ka siis, kui need asutused, kes ei ole, ütleme, seadusandlikult subjektid, siis ka tegelikult kõik muud asutused võiksid nende digiteemade peale mõelda ja standard ei ole ju selle jaoks, et me peame ta kõik rakendama või vastupidi, me võiksime ta kõik rakendada. Väga hea. Sul on nüüd ka võrdlusmoment siis traditsiooniliste kursuste siis loomisel ja kasutamisel ja nüüd lisaks siis e-õppe pool. Et kuidas sa neid omavahel siis võrdled, mis hetkel sa neid võib-olla koos kasutad ja võib-olla jagadki nagu seda tausta, et mis hetkel nagu kasulik? Ise, kui ma olen teinud nagu palju koolitusi, siis ma julgen öelda, et õudselt tüütuks läheb ühest samast teemast kogu aeg rääkida. Ta võtab nagu minult selle pinge maha, et ma ei pea tegema 20 koolitust ühe ja sama teema peale. Et see on nagu see pool, et kui on nagu suurde massi vaja viia väga ühetasemelist teemat, siis seda ei ole tõesti mõtet klassikoolitustena teha. Küll aga klassikoolitused see suur väärtus on siis, kui me lähme räägime personaalsemalt. Arutame konkreetseid teemasid läbi. Inimesed tahavad sügavuti asjadest aru saada, tuua iseenda näiteid ja selle jaoks on klassikoolitused asendamatud.
küsimus siis Kaidile, et kas selle 135 000 inimese koolitamise puhul käis üldse läbi ka mingisuguseid teisi alternatiive, kuidas inimesteni jõuda? Nii-öelda digilahendus e-kursus oli suhteliselt kiiresti parim valik, kuhu me jõudsime. Me oleme nii-öelda alternatiivina läbi mõelnud ka selle, et on võimalik tellida ka kontaktkoolitusi, ehk siis nii-öelda Sisekaitseakadeemia koolitab koolitajaid, sest et selles 135 000 inimese seas on ka inimesi, kes ei ole arvutiga sõbrad ja kes eelistavadki nii-öelda kontaktkoolitusi, ehk siis see võimalus jääb alles ja see ongi nii-öelda alternatiivne võimalus. Lisaks ka kontaktkoolitusena on võimalik saada siis nii-öelda rohkem süvitsi minna selle teemaga, aga jah, et e-koolitus oli kõige kiirem ja olgem ausam, kõige soodsam lahendus, et jõuda nii suure hulga inimesteni. Ja samamoodi nagu ka tegelikult eelmises paneelis räägite, et tegelikult see annab inimestele paindlikkust. Kuna see koolitus on ka üles ehitatud moodulitena, siis see on inimese oma aja planeerimine. Täna mul on pool tundi, täna mul on tund aega. Ma võtangi selle ette, võtan ühe konkreetse teema, loen, mõtlen. Siis me oleme sinna sisse mõelnud ka praktilised harjutused, et inimesed mõtleks välja oma kodused varud, mis neil on vaja, mis neil on olemas, kuidas nad teevad oma pereliikmetega või kuidas on nende kodu ehitatud, näiteks kui on voolukatkestus, veekatkestus, mis te teete. Ehk siis see on need sellised praktilised ülesanded, mida on hea tegelikult, kui sa oled arvuti taga selle teoreetilise teadmise kätte saanud, oma iseendaga lihtsalt läbi mõelda, oma perega läbi mõelda. Ja nagu e-koolitusega ikka, ma täna enam ei jaksa, ma ei võta enam seda infot vastu, mis mulle sellest koolitusest tuleb, ma panen selle kinni. Et kui ma istun täna siin ruumis, saalis, siis seda varianti ei ole, et sul on koolitaja siin ees ja ta räägib õhtuni välja. Ja lihtsalt ei olegi seda võimalust, et ma vajutan nüüd pausi ja ma lähen, võtan vett, lähen joon kohvi, lähen teen väikse jalutuskäigu ümber maja ja kuulan edasi. Et see on nagu ka üks e-koolituse suur pluss. Kui ma enda kogemusest räägin, siis tekib täpselt sama, millest sa rääkisid, et töö, sõbrad, vaba aeg, vahepeal mängida arvutimänge, tahaks veel midagi ägedat teha ja siis on mul mingi kohustus või nagu sisemine võib-olla vajadus, tööalane vajadus, et ma pean ennast kuidagi arendama ja siis leida sealt see sisemine motivatsioon. Mari, kuidas teie siis sihtgrupp sellele EITS-i standardil on need kursused vastu võtnud ja milline on see tagasiside olnud just selle koha pealt, et see on teatud spetsialistile tulnud tegelikult laua peale lisatöö, et see standard üldse üle võtta ja siis on veel mingi koolitused, mida peab selle jaoks tegema? Et see on nagu mitu nüanssi, eks ole, et hea näide on see kaitsetarbest rakendusplaanini EITS-i koolitus, kus on võimalik teha nii, et sa teed mingi asja enda jaoks ära, lähed vaatad, kuidas seal koolituses see soovitus oli, kuidas see kaitsetarbe ikkagi tuli lahti mõtestada, kuidas Anu seal videos seda räägib, et mida ta seal Saaremaa vallavalitsuses, siis kuidas ta tegi seda täpselt. Et sa saad nagu teha seda sujuvalt koos sellega, kuidas sa oma asutuses seda kaitsetarvet määrad. Ja kuidas sa siis jõuad selle EITS-i rakendusplaanini oma selles moodulite rühmalt. Et see on nagu üks pool, kus me oleme saanud sellist tagasisidet, et sedasi oli võimalik teha. Et tunniajana koolitus teha sellisteks pisikesteks 20-minutisteks lõikudeks hoopis, mida nüüd see Digiriigi Akadeemia võimaldas. Et see oli nagu selline positiivne pool ja teine koht, kus me oleme saanud sellist head tagasisidet, on olnud RIA järelevalve, kes on kasutanud neid koolitusi selliseks onboarding protsessiks. Et tulevad uued inspektorid ja nad on vaja kiiresti sisse juhatada. Nad on vaja kiiresti viia sellele tasemele, et nad saavad selle õige sõnavara, nad oskavad hästi tegutseda. Minu jaoks on muidugi hästi naljakas, et ma olen kaugtöötaja, käin Tartust harva Tallinnasse, et ma lähen jälle kontorisse, kõik ütlevad, et tere Mari, ma olen inimesi esimest korda, selgub, et nad on kõik videost näinud mu nägu, kõik jälle täpselt teavad, mida ma teen ja oskan, et see on nagu selle koha pealt natuke niisugune naljakas, aga et nad tulevad siis minu juurde väga selgete ja konkreetsete küsimustega, ehk et ma jõuangi nagu selleni, et e-koolituses nad õppisid selle baasi ära,
Nad said selle selgeks ja siis nad tulevad minu juurde juba täiesti päris reaalsete küsimustega, me saame arutada nagu päris reaalseid probleeme, et vot kuidas me ikkagi neid sertifikaate seal ISO versus EITS peaksime omavahel võrdlema ja mida me peaksime nägema ja kas ma ikkagi lähen järelevalvet tegema, et milliseid dokumente ma pean küsima ja mida ma tegelikult ei pea küsima ja kõik sellised arutelud me saame siis teha juba kontoris tuginedes sellele, et nad on selle läbi teinud. Aga ma pean ütlema, et Digiriigi Akadeemia koolituste läbijad ei ole väga varmad andma tagasisidet. Et ma ei tea, kuidas seda parandada. Et me oleme väga varmad seda tagasisidet vastu võtma ja need, kes me nagu oma tuttavad, eriti sealt järelevalvest neid koolitusi läbivad, näevad ja annavad meile tagasisidet, et vot kuule, see link oli katki või seal oli kirjaviga või seda seal seletati natuke kehvasti, et äkki saate parandada. Et neid me oleme nagu sisse saanud viia. Et noh, EITS-i puhul on kõige suurem probleem ongi see, et me iga aasta muudame EITS-i versiooni, sest kübermaailmas kogu aeg kõik asjad muutuvad. Me peame uusi turvameetmeid tooma sisse. See tähendab seda, et mingid lingid lähevad kogu aeg katki. Me peame vähemalt korra aastas neid asju selles mõttes nagu uuendama. Ja kui me siis ise ära unustame, siis meil on see järelevalve seal kõrval, kes alati ütleb, et kuulge, seal oli see link oli katki. Ja siis me jälle teame, me peame kõik ära parandama. Te olete mõlemad teinud võib-olla erinevatel tasanditel nüüd seda protsessi läbi. Mida te teeksite teistmoodi? Kust on teistel midagi õppida? Just teie käest, teie kogemusest. Ma ei oskagi öelda niimoodi, mida me teeks teistmoodi, aga üks oluline nüanss, mis siit meie jaoks koorus, ongi see erinevate pooltega koostöö ja kohe väga varakus faasis. Et kohe, kui me tulime välja selle plaaniga, et meil on vaja neid koolitusi ja läbi ka siis seaduseelnõu siis koostamise, et varakult kaasata just see, et kuna me räägime täna ikkagi kohustusest, siis olgem ausad, et esmane tagasiside igasuguse kohustuse poolt osas on inimestel ei. Et, ja see on see pool, millega tuleb kohe alguses varakult tegeleda. Et kui sealt juba saab nagu liikuma, inimesed saavad aru, millest sa tegelikult tahad rääkida ja kuhu sa tahad jõuda ja mis on selle eesmärk. Et siis hakkavad asjad paremini sujuma. Ja kuna me ise õigusnõunikuna siis seda eelnõud kirjutades, siis just, et sellise täiesti uue regulatsiooni tegemine samamoodi, et ise seal kabineti vaikuses ma võin igasuguseid asju kokku kirjutada, aga reaalne sisend tuleb ikkagi praktikutelt ja see on väga väärtuslik sisend. Sest et lõpuks, kui see asi on seadustasandil, siis seda nagu seal hiljem muutma hakata, et me avastasime, et me tegime midagi valesti, on palju keerulisem kui alguses kaasata. No mina omalt poolt võin öelda, et kui esimest koolitust sai tehtud suhteliselt üksinda, siis teine ja kolmas koolitus, neid me tegime koos, need jäid sinna koroona aega. Väga tore oli teha neid asju just nimelt niimoodi üle võrgu, need on valdavalt need koolitused ise on ka tehtud niimoodi kaughalduse korras, et Anu oli Saaremaal ja mina Tartus ja siis me tegime Tallinnasse koolitusse, kõlas juba iseenesest väga hästi. See on võib-olla mu isiklik probleem, et mulle ei sobi SharePointi keskkond, see läks pidevalt kaduma, et me pidime omale varundust kogu aeg tegema. Et mingi teema oli sellega, ma ei oskagi kirjeldada, mis see oli. Ja mis veel võib-olla on see pool, et kui sul on nagu selle protsessiga kaasas õppedisainer, siis õppedisainer tuleb viia täpselt samasse termini ja mõistete ruumi. Et meil oli siin üks niisugune väike intsident, mille me saime väga sõbralikult lahendatud, aga kui me selle avastasime, siis see tõi meile kaasa päris palju tööd, eks ole, et õppedisaineri roll oli tekste üle vaadata ja lihtsustada ja siis ta lihtsustas meie jaoks ära sõna käideldavus ja asendas selle sõnaga kättesaadavus. Tundub siuke väike ja lihtne, õudselt mugav, eks ole, et mis see käideldavus on ikka kättesaadavus. Aga siis, kui ma tõin talle nagu näite, et tegelikult sellega on, et see veebileht võib sulle olla kättesaadav. Aga kui ta sulle ette laeb ennast nagu 20 minutit, siis ta ei ole käideldav. Ta on kättesaadav. Ja see muudabki nagu see termini maailma nagu võib nii katki muuta, et sa saad asjadest täiesti valesti aru pärast seda. Ehk et sellise omanikuna pead sa väga detailselt alati jälgima, et õppedisainer sind abistades ei tee sulle halba.
et selline väike lugu meil oli, aga ei, see sai väga ilusti lahendatud ja ma loodan, et me kõik sellised termini konfliktid saime kenasti lahendatud ja see oli nagu see pool. Ja mis veel võib-olla sellistest kogemustest rääkida, me Anuga oleme siin hiljem kõvasti naernud, et Anu hakkas rääkima siis sellest, et mis asi on kaitsetarve ja ta esialgu kirjutas oma selle skripti video jaoks valmis sellises väga abstraktses keeles. Aga kuna ta ise töötab, eks ole, Saaremaa vallavalitsuses IT-juhina, siis ma ütlesin, et nagu räägi sellest, mida sa oskad või tead või oled läbi teinud. Et see nagu on see, mis kõnetab rohkem. Ehk et see soovitus, just nagu ka Kaidi enne ütles, et see peab olema nagu selline kaasahaarav. Et ei ole mõtet rääkida nagu padu teoreetilist juttu, eriti seal video teel, kus see asi võib väga kiiresti minna väga kuivaks, vaid vastupidi, räägi seal videodes täpselt sellest, mis on sinu enda isiklik kogemus. Et see inimene, kes seda vaatab, suudaks sinuga suhestuda. Ja siis Anu rääkiski, kuidas nad seal Saaremaa vallavalitsused oma kaitsetarvet määrasid, mis need probleemid olid, keda nad kaasasid, kõik see pool, see tuli sinna välja ja sellele videole me oleme saanud nagu sellist head positiivset tagasisidet, et vot näed, rääkis sellest ära, inimlikult rääkis, kuidas tegime, kohe oskasime ka teha. Et vot sellised soovitused võib-olla kaasa. Meil on siin paar minutit veel lõpuni. Loeks ette ühe siis workshopist tulnud küsimuse. Rahvusvaheliselt on teada, et avatud tasuta kursuste läbijate protsent kõigist, kes kursusega alustavad, on väga madal. Kuidas näevad panelistid ja moderaator, kuidas Digiriigi Akadeemia platvormil toetada seda, et need, kes kursusega ka alustavad, ka kursuse lõpuni läbiksid ja sisu omandaksid? Ja kas see peaks olema üldse eesmärk? Ehk siis, kui miski on tasuta, siis see on juba näitab, et tegemist on kehva asjaga ja sul ei ole võib-olla sellist nii head sisemist motivatsiooni, kui läbida 2000 eurost kursust, mis kestab pool päeva ja sa mäletad sealt 2 head mõtet. Ehk siis ma toon kõigepealt nagu selle teema, et kõigepealt me peame nägema vaeva, et see inimene üldse jõuaks sinna platvormini, eks ole, et eestlased ei kipu väga olema e-meelt üllataval kombel, et need koolitused on küll sellised lühikesed, aga nad ei kipu sinna tulema. Kuidas nad jõuaksid lõpuni, see nüüd, ma ütleks, et kui asutuses hakatakse näiteks seda AIDS või infoturbe standardit rakendama, siis oleks õudselt äge, kui kogu see tiim omavahel lepib kokku, et jõuame lõpuni ja selle lõpuni jõudmise töö jaoks on see tunnistus, eks ole, et see on nagu mingi märk maas. Hästi palju mõjutab seda juhtide suhtumine. Et kui juhid ütlevad, et teeme kõik ära koos ja teeme selle märgi niimoodi seina peale välja prinditavad asjad ja see on nagu äge, siis see töötab. Kui juhid ütlevad, et see Digiriigi Akadeemia on nõme, siis ei juhtu nagu mitte midagi. Et kahjuks me sõltume hästi palju kõik oma juhtide suhtumisest ja see on tegelikult see, mis on see motivaator. Kaidi? Jah, ma siin tooksin näite, et tõenäoliselt paljud selles ruumis on teinud erinevad digioskuste või küberhügieeni testi ühesõnaga. Ehk siis see ongi see tööandja nügimise koht. Et see on vajalik, see tuleb ära teha ja see ongi nagu Marika välja tõi, et juhtide poolt väga palju ka suunata, nügida. Viimane minut või 20 sekundit on käimas, et võtaks enda poolt siis ka nüüd kokku. Aitäh teile ja vastaks võib-olla siis ka sellele küsimusele. Me saame loomulikult platvormile igasugust sellist mängulist lisa juurde panna, et inimesed tunneksid, et ma jõudsin nüüd järgmisele tasandile, ma sain selle märgi kuskilt ja mul on võimalik jagada seda tunnistust, et näed, mul on see koolitus seal läbitud. Aga see sisemine motivatsioon on ütleme, see kõige olulisem, seda on kõige raskem samas tekitada ja kõige rohkem siis osalejaid on just nendel kursustel, mis on kohustuslikud või mis on seotud konkreetsete tööülesannetega. Seepärast, et sul ei ole võimalik jätkata hea spetsialistina, kui sa ei saa juurde seda mingit konkreetset teadmist.
ja need on kõige populaarsemad kursused, väga hästi lähevad käima, neid läbitakse, aga kõik, mis on selline tore uus teadmine, seal on need kõige paremad, kõige targemad, kes alati nagunii on kõige paremad ja eesrindlikumad ja targemad ja nemad läbivad siis neid kursuseid. Et me võime igast trikke teha, aga ülevalt poolt peab tulema see suunis või ühine lähenemine siis õppimisele. Ja võtakski siit nüüd kokku. Digiriigi Akadeemiasse kõik õppima ja palun rääkige sõpradele ka.